On karge sügishommik Rome'is, Georgia osariigis, kui politseinik, kes patrullib Heritage Parki lähedal, märkab midagi kummalist. Auto ripub nõlva serval, selle esiosa on madalasojas vees. Kohale saabunud politseinikud leiavad auto omaniku Randy Davisi. Ta ütleb neile, et tema poeg, 21-aastane Aaron William Davis, oli viimane, kes autot juhtis, aga Aaron ei ole autos. 2 päeva tagasi alustas Aaron teekonda oma kodust Cummingis, Georgia osariigis, et sõita Alabamasse külla oma tüdruksõbrale, kuid plaanis kõigepealt peatuda Roomas, et külastada vana keskkoolisõpra, 21-aastast Brandon Reisnerit. Brandon ja Aaron käisid ka samas kolledžis, kuigi Brandon katkestas õpingud pärast esimest semestrit vaimse tervise probleemide tõttu. Aaroni isa Randy ütleb politseile, et ta pole suutnud Aaroniga ühendust saada alates eilsest ning nüüd, kui tema auto on leitud ilma Aaronita sees, ta on mures. Ta annab ametlikult teada Aaroni kadumisest. Politsei peab nüüd Aaroni üles leidma ja nende esimene peatus on koht, kus Aaron pidi olema, Brandon Reisneri juures. Hei, mis toimub? Läheb hästi. Politseinikud leiavad Brandon Reisneri üles kodust, mida ta jagab oma vanematega. Nad loodavad kitsendada Aaroni viimaseid teadaolevaid liikumisi. Brandon paistab kodus üksi olevat. Me hakkasime eile, umbes tuli 12 joome. Ja sina ja Aaron, eks? Jah, mina ja Aaron. Kas keegi veel on teiega? Ja me läksime paagidesse millalgi õhtul. Ja ma ei ostnud natuke punast veini. Jah. Ma arvan, et see oli päevast tööd, sest ma töötasin sel päeval. Ogi. Ja me tulime siia tagasi. Me sõitsime koju tagasi. Ja siis hakkasime punast veini jooma. Ta ei joo eriti tihti, nii et... Jah. Ta oli üles läinud. Ja seal oli lihtsalt igal pool oksed. See oli tualetis, ta seisis püsti ja oksendas mingil põhjusel. Siis ma läksin alla ja ta ütles mulle, et tal pole abi vaja. Brandon rõhutab korduvalt oma sõbra joobes olekut ja tahab, et politsei teaks ka tema käevigastusest, mida ta ise täiesti omal algatusel mainib. Ma läksin alla, pillasin pudeli maha, veikasin oma väike sööme ja ma läksin täna hommikul erakorralisse vastuvõttu. Ja, ma sidusin selle kinni. Käisin tussi all, läksin magama. Ogi. Ja siis ärkasin 1-2 paiku öösel umbes selle ajal ja tema auto oli kasunud. Siiani pole politseil põhjust kahtlustada kuritegu ja Brandonil ei paista olevat midagi varjata. Kas teil on midagi selle vastu, kui me maja sees ringi vaatame? Ei ole. Pole üldse probleemi. Nii et sul on okei, kui me sinna sisse läheme, ringi jalutame ja lihtsalt vaatame. Reisneri kodus ei paista midagi olevat valesti, kuid üks asi jääb silma politseinikule, kes läbiotsimist teeb. Vabandust, Brandon, ma tean, et ma küsin sinult palju küsimusi. Mul on veel üks küsimus. Kas on mõni koht majas, kuhu sa tavaliselt ei lähe? Keldress Ogi. ja Burningule, aga seal on nagu rikas. See, mille ta on võti sees. See uks siin. Okay. Seal üleval, aga paremal. Ma ei käi sen eriti tihti, sest see on kõhe Burning. Kuigi Brandon ütleb, et ta käib harva ülemise korruse magamistoas, ütleb ta, et Aaron magas seal eile öösel. Vänituuba on seal üleval, kus ta käis kontrollimas, sain aru. Isan. Pärast seda, kui ta oli kitsast trepist üles läinud, vaatab ohvitser toas ringi. Voodilt on linad eemaldatud ning koristustarbed ja tolmuimeja on laiali. Aga selles vaatepildis on midagi kummalist. Ohvitser kutsub oma partneri üles, et too ise vaataks. Uudi kõrval on ka märkimisväärne kogus verd. See on midagi enamat kui lihtsalt okse. Isegi siia kaugel on seda näha. Paistab, et see on seal juba mõnda aega olnud, aga ta võis oksendada verd, ma arvan. See näeb ka nii välja. Näed seda kõike? See on... imelik niimoodi verd oksendada.
Rääkimata sellest, et kui tal oleks olnud alkoholimürgistus, poleks ta täna hommikul suutnud püsti tõusta ja ringi liikuda. Eriti kell 2 või 3 öösel. Jah, kõrvale. See ei klapi. See on ikka veel märk. Tule parem siia, meil on põrandas päris palju verd. Ja siin on ka verd. Seinu. Selle seinaga oleval asjal. Siin kõik teisel pool põrandat vaibal. Jah, me lähme siit ära ja lähme lihtsalt tagasi juua. Täpselt nagu me tegime teise hüübiga. Palasin ka just sinna pulbrit. Ülakorruse magamistoas leitud verehulk on kahtlane. Politseinikud lahkuvad pööningutoast, lootes vältida võimaliku kuriteopaiga saastamist. Ja sa tahad minna ja vaadata? Lahku siit. Me saame kutsuda uurija. Kontrolli ülejäänud toad, otsi ohvrit ja siis lahku. Linad on siin. Nii long meri peal. Kui politseinikud jätkavad kodu läbiotsimist, teeb Brandon Reisner äkilise ja üllatava sammu. Jah. Kuule, kas sina suhted dispetseriga? See on see parti. Kus on see viimane suurus, 47? Dispatcher, viimati nähtud Ariel Laporte Collinwoodis. Tumedat värvisärk. Jah, punased otsad. Kas tahad selle üle vaadata? Kas sa juhtusid nägema kedagi, kes jooksis sinu majast mööda selles suunas? Ei, ma ei ole näinud. Olgu, kui sa näed kõhna poissi, kellel on tume särk seljas, siis helista meile, eks? Kindlasti teen seda. Hästi, aitäh. Kui uurijad kogunevad sündmuskohale, selgitab reageerinud politseinik sünget olukorda. Ma läksin üles, leidsin kogu selle vere, kutsusin ta endaga üles. Nii et me tegime praegu samasugust siksakidist otsingut. Pani jooksu, nagu välk. Jaa, ta pesi liinu. Ma arvan, et ta kuulis mind, kui ma ütlesin, et linad on kuivatis ja siis ta jooksiski minema. Ma ei näinudki teda jooksmas. Ta peab kuskil kellegi maja või auto taga peidus olema või midagi sellist. Ta on ikka veel siin lähedal. Ta ei tunne seda piirkonda eriti hästi. Nii et ta on üsna uus siin, nii palju kui mina aru saan. Kui politsei otsib piirkonnas Brandonit, õnnestub ühel naabril ühendus saada Brandon isa Jeremy Reisneriga, kes on linnast väljas olnud. Tere, härra. Mina olen leitnant Sailor politseist. Mina olen Jeremy Reisner, Maja Omenik. Brandoni isa. Jah, me peame ilmselt Brandoniga rääkima. Kas teate, kus ta on? Ei, ma arvasin, et ta on ikka veel kodus. Varem ütlesime talle, et ta võiks sõita ringi nendes piirkondades, kus nad tavaliselt hängivad ja proovida teda Aaroni palvel otsida. Temaga ühendus saada. Meil on veel umbes tund aega minna, liigume alles sinna pool. Lõpuks jõuab Jeremy sündmuskohale ja räägib korraks politseiga, aga ta on kindlalt veendunud, et ei tea, kus Brandon on. Me ei tea. Mõned politseinikud on sees käinud, aga head ülevaadet pole saadud. Öö saabub ja Brandonist pole endiselt jälgegi. Jeremy Reisner naaseb maja, et politseilt rohkem teavet küsida, Brandoni mobiiltelefon käes. Kui selle kohta on tõendeid, siis võis tegu olla kaplusega. Tead, praegu ma tõesti ei tea. On nii? See on võimalik.
kas seal üleval oli purunenud klaas? Ma ei näinud ühtegi. Aga ma tean, et ma nägin teist ust. Hästi, las ma teen oma märkmed. Aitäh, pääste. Kas sul on määrus, mis võimaks ka telefoni? Ei, me peaksime selle mingil hetkel hankima. Oleme selle nimel tegutsenud. Olen selle läbi vaadanud, ta on politseiga ühendust võtnud, nad on küsinud, kas neil kunagi oli. Ja, natuke sõnumivahetust edasi-tagasi. Midagi aitab ikka. Ma saan edasi hakkama. Ei, ma tean, jah, ma olen terve maja ärisses, nii et ma ei tea. Ma tahan, et sa oleksid sellega kaasas. Ma ei tea, see on tüütu. Ma saan aru. Hästi, no. Ja, ma vaatan edasi. Jeremy ütleb õiguskaitseorganitele, et tema ja ta naine leidsid telefoni, kui nad käisid Brandonit otsimas, kuid ta keeldub telefoni ilma kohtumääruseta üle andmast, tekitades kahtlusi, et ta teab rohkem, kui välja näitab. Kuidas see juhtus? Kuidas tema telefon minu kätte sattus? Ta ütles, et leidis selle, Brandon ütles, et leidis selle, kus ta selle leidis. Ta rääkis oma naisega telefonis ja tema naine vaatas kuskil St. Marysi lähedal ja nii edasi. Võib-olla nad kohtusid oma lapsega ja ma ei tea. Ma leidsin selle. Muidugi. Jah, kes ikka leiab telefoni. Nagu... Lihtsalt... Jah, isegi kui sul on leia mu iPhone, see pole nii täpne, et näitaks kohe. Siin see on, tead küll. Tundus ka, et ekraan polnud purunenud, mis tähendab, et see ilmselt ei kukkunud, kui ta jooksis. Aga see siiski tabas. Nii et Muhu isa annab oma poja üles, kus ta on. Ja ta ei tea. Ma ei tea. Midagi sellist ei ole. Ma ei tea. Mitte sinu peab. Sa arvad, et ta varjab teda? Ma arvan, et nad lihtsalt üritavad tõenäoliselt venti saada mees. See on üsna lihtne, välja arvatud see, kus on ohver ja kus on mõrvar. Kus on kahtlusalune? Vähemalt ühele neist küsimustest saadakse vastus mitu tundi hiljem, kui Brandon Reisner ilmub koos oma isa Jeremy ja kasuema Racheliga politseijaoskonda, et end üles anda. Rachel, Jeremy, kui te saaksite siin istet võtta? Ma viin ta sinna taha ja räägime. Ja siis teil on mõned küsimused. Kas soovite rääkida privaatselt? Te peate saatma kellegi välja, et leida surnukäe. Okei. Teeme seda. Ma tulen kohe tagasi, eks? Õige, kui te lihtsalt istet võtad. Ma tulen kohe tagasi teie juurde, eks? Mine. Brandon viiakse ülekuulamisruumi, kus uurijad ootavad ärevusega, mida tal on öelda. Enne kui te küsite midagi, peate tooma õigustest aru saama. Teil on õigus vaikida. Kõike, mida ütlete, võidakse teie vastu kohtus kasutada. Teil on õigus, enne kui teile küsimusi esitatakse, rääkida advokaadiga ning advokaat võib olla teie juures ülekuulamise ajal. Sooviksin advokaati. Te soovite advokaati. Kuigi Brandon ei räägi, saavad politseinikud teda kinni pidada takistamise süüdistusega, kuna ta põgenes sündmuskohalt pärast veriste voodilinu avastamist. Samal ajal jagavad Brandoni isa ja kasuema oma versiooni loost. Sain täna hommikul kõne Brandonilt. Olgu, küsime ühe asja kohta. No siis Frank ei tahtnud, et isa asemest teada saaks just siis, kui ma olen üleval korrusel. See on kõik, mida me täna kuulsime. Möödub tund või 2. Kui tema ema helistab meile. Või ma helistasin Brandonile kohe pärast seda arreteerimist tagasi. Nii et sa tead, et me oleme abielus. Lihtsalt tead küll, meil on oma pere. Ja meile öeldi, et Aaron oli jooksus olnud. Jooksnud ringi, jooksnud politsei eest. Ta on eemal olnud. Elamiku ennast. Tead, see on tõsi, et pärast seda, kui ta rööviti, ta on pärast röövimist ringi jooksnud. Ja sellega kaasneb tema otsimine. Ütlevad, et nad pole teda ammu näinud. Nad ei saa aru. Ja nii ma elan sellega. Ja ma tean, et teda häiris vägivald, sest tal olid ärevushood. Tal olid enesetapumõtted. Tal olid nägemused, et teda sunniti midagi ütlema. Ma ei tea, kas ma sain oma olukorrad õigesti aru. Jeremy Reisner jagab politseiga veel olulist teavet. Praegu toimub palju asju. Kas on midagi, mida me saame praegu sinu heaks teha? Ta valetab surnukea. Ma võin sind välja viia. Proovin sulle näidata. Ma võin proovida sulle näidata.
sa saab meile umbes piirkonda näidata ja mäe otsas on vana roimistu. See pöörab vasakule, see on punane hoone, see on punane kell. Midagi punase kella taolist. Ma võin oodata, teen loo korda. Pärast arutelu Jeremy Reisneriga suudavad uurijad leida Aaroni surnukeha, mis on maetud madalasse hauda vanal kalmistul. All good, Brandon. Ma ütlesin sulle varem, et sind hoitakse kinni. Takistamise eest, kuna sa jooksid varem politseinike eest ära. Nüüd esitatakse sulle süüdistus mõrvas. Raskendatud kallaletung. Tõkestamine ja mõrva uurimise takistamine. Aitäh, John. Aitäh, Jeff. Brandon ei reageeri uudisele, et teda süüdistatakse oma lähedase sõbra Aaron Davise mõrvas. Ta viiakse vanglasse ja registreeritakse seal. Enne kui ta ilmub kohtusse, et vastata tema vastu esitatud süüdistustele, möödub üle 1,5 aasta. Kokku esitatakse Brandon Reisnerile 12 süüdistust. Lisaks pahatahtlikule mõrvale, 2 kuriteo toimepanemise käigus toime pandud mõrvale ja raskendatud kallaletungile. Teda süüdistatakse raskendatud kehavigastuse tekitamises, teise isiku surmavarjamises, surnukeha hülgamises, varguses, surnukeha osade eemaldamises surmapaigast, tõenditega manipuleerimises ja ametniku takistamises. 2024 aasta juunis saabub Brandon Reisner oma süütunnistamise kohtuistungile ning ta ei ole enam see kõhn 21-aastane, kes politsei eest põgenes. Täna oleme siin Georgia osariigis kohtuasjas Brandoni vastu. Head tarkadele. Aaron William Davis. Ta oli 21-aastane, kui kostja ta jõhkralt mõrvas. 11. ja 12. novembri 2022 vahel tema vanemate elukohas Collingwood Drive'i ääres siin Floydi maakonnas. Brandon Christopher Reisner ründas Aaron William Davis terroritaulise esemega, kavatsusega tappa ja pahatahtlikult. Torkides teda korduvalt pähe, kaela, torsosse ja jäsemetesse, põhjustades moonutusi ja lõpuks Aaroni surma. Seejärel, et oma kuritegusid varjata, üritas süüdistatav surnukeha tükeldada ja eemaldas selle käigus osa peensoolest, mida ei leitudki üles. Lõpuks viis ta Aaroni surnukeha metsaalale ning mattis Aaroni tähistamata hauda langenud puu ja viinapuude alla. Kuidas te sellele süüdistusele vastate? Kas olete süüdi või mitte? Süüdi. Kohtunik võtab süü omaksvõttu vastu ja Aaron Davise lähedased võivad leida lohutust teadmises, et tema tappija on kuritegu tunnistanud. Kuid nad peavad ootama veel 6 aega, et teada saada Brandon Reisneri saatust ja rääkida kohtus valust, mida ta on põhjustanud. Oleme täna pärastlõunal siin, et määrata karistus kohtuasjas Georgia osariik Brandon Reisneri vastu. Härra Reisner tunnistas end süüdi 20. juunid 2024 aastal. Riik taotleb eluaegset vangistust ilma võimaluseta tingimisi vabastamiseks. Nii esitab prokurör kohtunikule juhtumi asjaolud, rõhutades süüdistatava tegude äärmist jõhkrust ning tema šokeerivat motiivi. Esiteks oli see ette planeeritud, see polnud juhuslik vägivallategu ega juhuslik sündmus. See on miski, millele süüdistatav oli mõelnud vähemalt juba varasügisest alates. Ta oli tarvitanud söödavaid kanepitooteid ja nägi ilmutust, kus ta tundis Jumal ütles talle, et ta peab kas tapma oma parima sõbra või seksima oma kasuemaga. Ja nii arvas ta, et Aaroni tapmises oleks vähem enesenaudingut. Nii helistas Aaron sel päeval süüdistatavale, et öelda, et ta tuleb linna. Ja kui süüdistatav selle kõne sai, arvas ta, et see on tema saatuse märk, sest tema vanemad olid linnast ära ja nii oleks Aaron temaga majas üksi. Brandon läbis pärast arreteerimist psühhiaatrilised hindamised, et määrata tema vaimsed seisundid kuriteo toimepanemise ajal. Nende hindamiste käigus jutustas ta oma mälestusi mõrvast. Ma ei mäleta ühtegi mõtet. Ma teadsin, mida ma pidin tegema. Ma olin naine, kellel oli plaan. Ma ronisin katusele ja jälitasin oma saaki. Ma muutusin lihalikuks loomaks, nagu unes. Ma nägin, et ta lamas seal voodil. Ma peitsin end korraks samba taha, et veenduda, et ta ei näinud mind. Ja süüdistatav teatas, et ta tundis esimest korda emotsioone, kui ta tappis Aaroni. Aga hiljem ütleb ta, et ainus emotsioon, mida ta tundis, oli üllatus selle üle, et ta oli selleks võimeline või et ta suutis ühe teoga oma reaalsust nii drastiliselt muuta. Need on tema sõnad selle kohta, kuidas ta end tundis, kui tappis oma parima sõbra.
Süüdistus kujutab teda mõrvarina, kes teadis, et see, mida ta teeb, on vale, kuid tegi seda ikkagi. Samuti kirjeldasid nad samme, mida ta kuriteo varjamiseks astus. Ta läheb sel õhtul kella 6 Walmarti, kus ta ostab teibi. Ja me teame, et teipi kasutati Aaroni keha mähkimiseks. Ja kui öö saabus, hakkas ta tõendeid laiali viskama erinevatesse juhuslikesse prügikastidesse Rome'is. Ta läks Tamlin Drive'i lähedal asuvasse metsaalale, et matta Aaron sinna, kus teda ei leitaks. Laupäeva hommikul alustab ta oma valede ja varjamise kampaaniat, kus ta hakkab mitmele inimesele rääkima, et Aaron lahkus keset tööd. Need on kõik tema poolt läbimõeldud sammud, mis näitavad, et ta teadis täpselt, et see, mida ta tegi, oli vale. Ja ta astus ettevaatlikke samme, et vältida avastamist ja seega vältida igasugust vastutust oma tegude eest. Ettekavatsituse tõendina loeb prokurör ette mõned Brandoni internetiotsingud nii enne kui ka pärast mõrva. 11. november, reede. Selleks hetkeks on Aaron surnud. Süüdistatav on Aaroni juba tapnud ja ta otsib ikka ja jälle linu ja tekke. Rohkem kui 20 otsingut linade ja tekkide kohta. Ta üritab leida asendust nendele linadele ja tekile, millega Aaron lõpuks maetakse. Ta otsib uut komplekti, et magamistuba näeks välja muutumatu ja taas oma kuritegu varjata. Need on sama päeva järgmised otsingud. Ja ma toon välja vaid mõned neist. Professionaalne plekiamaldaja. Kas Walmartis on toruteipi? Schizophrenia symptomid? Vesenit chloridaheip? Parimad eraldatud kohad, kuidas pesumasinat tühjendada. Ja veel otsinguid linade ja teki kohta. Ja kõik need viitavad sellele, et ta üritab oma kuritegu varjata. Hästi, ja nii, laupäeval, 12. novembril, ta otsib endiselt vaibapuhastuse meeskonda, samuti veekahjustuste taastamist ja ettevõtet nimega Chattanooga Bloodsville Cleanup ning kuidas verd vaibast puhastada. Päevadel enne seda tegi ta ka huvitavaid internetiotsinguid. Üks neist oli Lendas üle käopesa raamat. See on kuulus raamat, aga selle sisu on see, et inimene mõistetakse tõsises kuriteos süüdi ja seetõttu teeskleb ta hullumeelsust, et sattuda vangla asemel vaimuhaiglasse. Ta otsib ka mitu korda üles 10 nõuannet, kuidas süütundega toime tulla. Pärast mõrva koostas Brandon samuti ülesannete nimekirja. Kui ma koju jõuan, ajas ta viimased 3 laulu. See viitab tema YouTube'i kanalile, kuhu ta tõesti muusikat postitas. Ta kirjutas päris palju laule, esitas neid ja mõned neist olid tal ka YouTube'i kanalil üleval. Teiseks, tolmu imeda. Kolmandaks, pesupesemine. Neljandaks, käi oma duši all. See on oluline, sest Aaron tükeldati külaliste duši all, nii et ta tuletab endale meelde, et ta peaks pesema end omaenda duši all, mitte selles, kus ta üritas oma parima sõbra keha tükendada. Ta ütleb ka, et võtaks vanni, nii et jälle on tal kinnisidee puhastamisega. Ilmselt selleks, et eemaldada tõendeid, mis võivad tema kehal veel olla. Ja jälle, tolmuimejaga koristamine ja pesupesemine, need on taas seotud tema katseve jälgi varjata. Aga siis saadab ta ka sõnumi. Ta teeb endale kirjaliku meeldetuletuse, et sisuliselt luua endale alibi, saates sõnumi oma kasuemale Rachelile. Öeldes, kirjuta Rachelile, et Aaron oksendas kohutavalt. Ma arvan, et seal oli natuke verd sees. Ma ärkasin üles ja teda polnud enam. Esimene punkt Brandoni ülesannete nimekirjas, mis viitab tema muusikale, annab rohkem aimu Brandoni mälestustest Aaroni mõrva kohta. See paistab olevat osa tema laulusõnadest. Ja need, mida ma tahan esile tõsta, on just siin. Ta karjus, kuni lämbus oma enda keele ja vere tõttu. Kemakarje muutus korinaks, kui ta oma keele alla neelas. Ma usun, et Kostja kirjeldab Aaroni surma. Brandon oli kirjutanud laule ka enne mõrva. Prokuratuur väidab, et need on tõend tema kahetsuse puudumise kohta. Pole vahet, mida sa teed. Tapa kedagi, armasta kedagi. Sa ei saa tulevikku planeerida. Jumal otsustas selle sinu eest. On täiesti okei mõelda, et ma olen lihtsalt väike mänguasi. Ja kui need on tema filosoofia näitajad, siis on see ohtlik filosoofia. See on filosoofia, mis väldib igasugust vastutust. Just sellel karistuse määramise istungil saavad Aaron Davise vanemad ja tüdruksõber võimaluse rääkida kohtunikule kaotusest, mida nad on Brandon Reisneri käe läbi kannatanud.
Aaron Davis oli ja on minu eluarmastus. Ma ei ole kunagi enam endine pärast seda, kui teda tundsin. Tema armastas mind ja mina armastasin teda. Ma võiksin teile rääkida 100 armastuslugu ja sellest ei piisaks, et edasi anda, kui imeline ta oli. Meil oli nii palju plaane oma tuleviku ja ühise elu jaoks, mida me koos ehitasime. Me soovisime pulma, kus mõlemad meie pered saaksid koos tähistada, et olla kohal meie esimesel tantsul. Me tahtsime olla abielus nii selles elus kui igavesti. Aga ühe mehe tõttu, keda ta nimetas oma parimaks sõbraks, kes oleks kindlasti olnud üks tema peiu poistest, Aaron ja mina ei saa kunagi neid võimalusi. Olen aastate jooksul oma kodus Brandonile 1000 õhtusööpi valmistanud ja serveerinud. Ja ta on minu juures väga palju kordi ööbinud. Tundus, et ta veetis minu juures rohkem aega kui oma kodus. Brandon varastas Aaroni elu, tappes ta ning murdis meie südamed ja hävitas meie elud. Olen 1,5 aastat iga päev nutnud. Mul on pärast Aaroni mõrva olnud raske magada ja kui ma magaan, näen õudusunenägusid, kuidas Aaron noaga surnuks torgatakse. Brandon pusitas Aaroni surnuks. Ta pusitas ka Randit, Luki, Lorelai, Phoebe ja Mika ning mind südamesse. Ta rebis meie südamed välja. Me oleme olnud nii laastatud Brandoni kurvjadest tegudest. Kuidas me saame edasi kedagi täielikult usaldada, kui oleme näinud, kuidas keegi, keda me nii väga usaldasime, mu poja julmalt mõrvas ja tal sisikuna välja rebis? Psühholoogilised armid reetmisest kellegi poolt, keda me kohtlesime nagu poega või venda, on parandamatud. Iga kord, kui kuulen oma poega Maiki videomängus vastase tapmisest rääkimas, tunnen valu. Ma töötan nüüd eakatega hooldekodus, kes on loomulikult jutukad ja kui ma nendega vestlen, küsivad nad alati minult, kui palju sul lapsi on. Selle asemel, et vastata 5, mis oleks õige, ütlen ma tavaliselt 4, sest ma ei taha seda nendega arutada. Ma ei pea neid koormava sellega, mis minu elus toimub. Aga see on minu jaoks väljakutse. Ma ei saa kunagi täielikult aru, mis selleni viis, aga ma tean, et ma ei saa kunagi soovitada, et härra Reisnerit ei lastaks enam kunagi vabaks. Ma usun nii õigusesse kui või halastusse. Ma usun, et õiglus saab kõige paremini rahuldatud, kuna Aaron ei tule enam kunagi tagasi. Parim õiglus oleks, kui süüdistatavale ei antaks enam kunagi vahi alt välja. Ma loodan, et ta leiab Jumala juures halastust ja otsib abi vahi all olles, et saaks õigel ajal Jumalat halastust paluda. Brandoni vanemad ütlevad, et ka nemad on oma poja tegude tõttu kannatanud, kuid mõlemad pöördusid kohtuniku poole, et Brandoni eest seista. Ma mõistan, et enamik inimesi selles ruumis ja teisel pool teleekraane näevad mõrvarit. Ja nad näevad seda, mida nad näevadki. Mida nad ei näe? Mida nad kunagi ei näe, on see rõõm, mille ta meie ellu tõi päeval, mil ta sündis. Ta on lahke ja õrm inimene, kes pole oma elust peaaegu kunagi vägivalla märke näidanud. Ta näitas ainult lahkust. Me usume kindlalt, et Brandoni teod ei olnud pahatahtlikkuse tulemus. Oli pigem tema vaimse tervise seisundite kulminatsioon. Oleme pühendunud sellele, et ta saaks jätkuvalt vajalikku ravi ja toetust oma haiguste ohjamiseks. Palume teie kaastunnet ja mõistmist. Mõistmaks, kui sügav mõju oli tema käitumisele tema vaimsel tervisel. Mina olen Brandoni ema. Ja ma tahaksin alustada sellega, et ütlen, kui kahju mul on Taavise kaotuse pärast. Ja ma kannan seda leina endaga iga päev kaasas. Ma ei tea, mis juhtus. See traagiline öö. Mul on siiani raske uskuda, et Brandon Svefos some Earwoods at least. Ma räägin temaga mitu korda nädalas. Ja kõik, mida ma näen, on seesama poiss, keda ma tunnen ja armastan. Ainus viis, kuidas ma saan selle õudse teo oma pojaga kokku viia, on tunnistada, et Brandon kannatab raskete psüühiliste episoodide all. See teadmine on ainus asi, mis võimaldab mul mõista, et Brandon on praegu seal, kus ta peab olema. Tema teod põhjustasid Davise perekonnale ränka kurbust ja ta maksab nende tegude eest hinna.
palun teil kaaluda talle lootuse andmist tulevikuks väljaspool vanglamüüre, et ta saaks ühel päeval naasta pere juurde, kes teda armastab. Ja hoolib temast. Palun teie mõistmist. Ja mis kõige tähtsam, ma palun lootust. Pärast ohvri lähedaste avaldusi kuulutab kohtunik välja lühikese pausi, et kaaluda Brandon Reisneri karistust. Kas rehabilitatsioon on võimalik või kas Brandon väärib ülejäänud elu vanglas veetmist ilma lootuseta kunagi enam välismaailma näha? Olen kaalunud kõiki selle juhtumi fakte ja asjaolusid ning advokaatide seisukohti. Argumente. Ja olen jõudnud järeldusele, et õiglus nõuab, et härra Reisner mõistetaks esimese süüdistuse eest eluaegsele vangistusele ilma tingimisi vabastamise võimaluseta. Ja seda ma kavatsengi teha. Ja see põhineb ettekavatsetusel, surmaviisil ja püüdlustel varjata kõiki neid tegusid. Brandon Reisneri saatus on nüüd otsustatud. Pärast otsuse väljakuulutamist pöördub kohtunik viimast korda kohtusaali poole. Mõlemad need noored mehed on olnud armastatud kogu oma elu jooksul. Ja ma tean, et kõik te tunnete suurt valu, sealhulgas Reisneri perekond. Aga Aaroni perekonna valu ületab seda kaugelt. Oma noore poja julm mõrv. On humamatu. Brandon Reisner veedab oma ülejäänud elu trellide taga. Õiglus on Aaron Davis perekonna jaoks jalule seatud, kuid miski ei too tagasi nende poega ja venda. Oma poja mälestuskõnes ütles Aaroni ema. Aaron, sind armastatakse väga, sind igatsetakse ja sind jäädakse alati igatsema. Me ei taha ilma sinuta edasi minna. Me igatseme Aaronit väga. Me hindame aega, mil saime nautida tema kohalolu siin maa peal.